Tere, minu nimi on Kaarel. Minu nimi on Karl Tõmas. Ja meie jätkame eelmine aasta poolelinud projektiga Salme põhikooli ajalugu. Ning alustuseks näitamegi teile videot õpetajast, kes on töötanud meie koolis juba 25 aastat. Salme koolis töötab mina juba 25. aastat. Algul olin ma ainult tunniandja, andsin käsitööd ja kunsti, aga 1997. aastal sai minust 13. klassijuhataja ja siis oli klassile vaja ka huvitavat klassivälist tegevust ja parasjagu oli võimalik võtta eloklubi tegevus endale. Ja eloklubi oli selline klubi, kus toimus väga palju huvitavaid üritusi. Sel ajal eloklubi juhtkonnale anti vabariigi tasemel õpetust, õpetati välja sotsiaalministrid, haridusministrid, rühmajuhid käisid seal koolitustel, olid hästi põnevad talvised laagrid, olid pikad suvised põnevad laagrid Karepal ja oma klassi õpilased said sellest väga palju osa ja ka teised. Oma klubis me tegime igal sügisel traditsiooniliselt elokoogipeo, kõik tõid kooki ja neid oli alati hästi palju, tegime erinevaid stiiliõhtuid, karnevale, playback show toimus meil, tol ajal oli olemas Salmel restoran, selle restorani ruumides ja hästi palju toimus ka kohtumisi teiste eloklubidega Saaremaal, Kihelkonnal, Kuressaares, Valjelas ja ma usun, et meie õpilased sellest ajast said väga palju sõpru ka teistest koolidest. Lapates onu kooliraamatuid leidsime ka palju pilte Kaur Filippovist, kes on samuti tubli ja töökas õpilane. Järgmiseks näitamegi teile intervjuud Kaur Filippoviga. Nii, mida te mäletate oma viimasest kooliaastast? Salme koolis. Jep. Kõvem õppimine käis. Üldiselt head mälestust. Vaatasime vanadest raamatust, et teil oli palju kiitusi, millega te tegelesite? Kõike ka ei mäleta. Kiitus oli vist ikka rohkem kui käskirju, manitsusi. Mis me tegime siin? Sporti tegime ja rahvatantsu tantsisime ja selliseid asju. Kuidas siis hakkasite Salme põhikoolis õpetama? Kõigepealt kutsuti mind proovima Lümanda põhikooli ja seal mulle meeldis. Järgmine aasta siis olime Salme koolis juba töövestlusel ja siin ma olen siiamaani. Kelleks tahtsid saada koolis olles? Ametit päris ei mäletagi. Meremeheks mingi aeg. Aga põhikoolis ei olnudki nagu otse mingit kutsumust, vaid eesmärk oli minna õppima edasi. Aga peale kooli lõpetamist? Kelleks siis asja saada? Ei tea, siis olid elul muud keerdkäigud plaanis ja sedasi mingit suurt unistust mul ei ole olnud. Ja. Kas te osalesite ELOs? ELOs või? Ei. Elus mina ei osalenud, me osalesime sellises organisatsioonis nagu 4H. See oli siis analoogne organisatsioon, ma rohkem ei oska selle kohta rääkida. Mis teile meenub selle pildiga seoses? 9. klassi lõpupilt siis arvatavasti. Ei ole lõpupilt. Sügisel tehtud. No ja, et midagi meenuma hakkaks, peaks kauem vaatama ja muidugi klassivaate meenub ja et meiega nägi ikka vaeva ka natukene rohkem võib-olla, kui oleks vaja olnud. Paljusi klassikaaslasi pole ammu näinud. Kuidas te üldse puutööga tegelema hakkasite? Puht juhuslikult oli omale oli voodit vaja. Tegin voodi, tegin teise tuttavatele sõpradele, nõnda läkski.
enne kooli tulekut ma tegin 7 aastat siis täispultmööblit. Millal hakkasid tegelema lohesurfiga ja kuidas? Aastaid tagasi juhuslikult nägin kodurannas ühte soomlast sõitmas sellise asjaga ja see meeldis. Aasta oli siis kuskil 2003 või 2004. Kes oli kooli ajal teie lemmikõpetaja? Konkreetselt lemmikut nagu ei olnudki. Ma sain kõigiga läbi. Probleemi ei olnud. Ja midagi halba ka nagu ei meenu. Ja mis oli lemmikaine? Matemaatika, füüsika. Just